kõigepealt tere hommikust veel kord kõigile, keda ei ole jõudnud veel tervitada. Äärmiselt hea meel on, et olete jõudnud koguneda täna sellisel kiirel ajal varahommikul meie juurde. Ja millest veel rääkida, kui mitte noorsootöö nädalast, mis meid juba novembri sees ootab. Tutvustan veel nii palju, et minu nimi on Anna-Liisa Rebane. Täna minuga on siin Kadri Koort-Kauniste ja meil on väga-väga hea meel, et olete täna siin meiega. Aga enne veel, kui me läheme noorsootöö nädala sisu poole, siis on meil pakkuda teile mõningad tervitussõnad. Oleme täna palunud siia Maarja-Liisa Lepsalu teid tervitama ja Maarja-Liisa on aasta noorsootöötaja. Nii et ole hea, Maarja-Liisa. Palun jaga oma mõtteid noorsootöö nädala ja noorsootöö väärtuse teemal tänastele osalejatele. Ja tere hommikust minu poolt kõigile ja aitäh, Kadri, et sa sellise pakkumise tegid. Et kui sa mulle helistasid, siis ma mõtlesin selle peale, et mis on see sõnum, mida ma peaksin edasi andma. Ja ma mõtlesin sellele, et tegelikult ei ole ju mõtet rääkida noorsootöötajatele, kui väärtuslikku tööd te iga päev teete. Te teate seda ju niikuinii ise, küll aga tuli mul selline nii-öelda taipamine või äratundmine, et kui palju teab ühiskond sellest, mis tööd meie igapäevaselt oma noortekeskuses, oma noorteorganisatsioonis teeme. Ja võib-olla minu see sõnum olekski see, et eesolev noorsootöö nädal on suurepärane võimalus üheskoos panustada just valdkonna nii-öelda väärtuse tõstmisesse ja selle nähtavaks toomisele. Et paratamatult meil on, kui ma nüüd ei eksi, 57% noortekeskustest Eestis, kus noorsootöötaja töötabki üksinda. Ja selge on see, et mitte keegi ei näegi, mida ta igapäevaselt ju teeb seal keskuses ja kui see noorsootöötaja ise ei võta teadlikult aega selle jaoks, et seda kuvandit väljapoole kuvada, siis ei saagi teada ei ühiskond, kogukond ega otsustajad, kui väärtuslik on see töö. Ja minu üleskutse võib-olla olekski siin see, et võtame üheskoos eesmärgiks selle noorsootöö nädala raames ühiselt olla noortevaldkonna brändisaadikud, olla need, kes kõva häälega räägivad oma igapäevastest väikestest võitudest, aga ka suurtest võitudest. Et võtke teadlikult seda aega ja isegi mitte ainult noorsootöö nädalal, vaid võtke juba täna endale eesmärgiks seda oma igapäevatööd kommunikeerida. Ma tean, et kõigil on töölaud kuhjaga täis. Ma tean, et seda aega on väga keeruline võtta, aga kui see harjutada endale sisse, siis tegelikult see kasu võib olla oluliselt suurem. See võib olla Facebooki postitus. Jah, me teeme neid postitusi, paneme plakateid noorteinfo kontekstis, hästi oluline. Aga kas me räägime ka sellest, kui see konkreetne tegevus või sündmus on ära olnud, kui tihti me viime kogukonnani selle, et selle sündmuse või tegevuse raames noored midagi õppisid, kui tihti me kommunikeerime seda tegelikult kõva häälega välja. Et jah, me paneme pilte, aga räägime juurde seda, mida see noor tegelikult selle tegevusega sai. Paljudes omavalitsustes on ka kindlasti kohalikud ajalehed, kirjutage sinna artikleid, kirjutage üldse noorsootöö väärtusest, kirjutage oma tegemistest, jagage noorte edulugusid, sest just need asjad on need, mis tegelikult viivad ka kogukonna ja otsustajad taipamiseni, kui suurt tööd teeb noorsootöötaja nii-öelda oma igapäevastes toimetustes. Aga kui me ise sellest ei räägi, siis ei saagi mitte keegi teada. Ja võib-olla siit ma ei tea muidugi, ma ei ole ise veel nii palju süvenenud, mis need nii-öelda üleriiklikud tegevused noorsootöö nädala raames on. Aga võib-olla sünnib mingi sünergia, kus me saaksimegi üheskoos väga nii-öelda läbimõeldult, olgu see üks päev või kogu nädal, kus me võtamegi eesmärgiks, et rääkida oma kogukonnas, oma igapäevatööst. Ja noh, ühte sündmust ma tegelikult tean küll, et noortetöö nädalal on tulemas ka üks live, mida kindlasti lähemalt ka tutvustatakse siin korraldajate poolt, et kutsun ka enda poolt seda üles vaatama ja kuulama ja kaasa mõtlema. Aga jah, minu sõnum oleks teile see, räägime.
oleme iseenda valdkonna brändisaadikud, sest meie tegelikult oleme need, kes loovad selle valdkonna kuvandi. seda ei saa teha ministeerium, seda ei saa teha Harno ametnikud, vaid meie ise peame rääkima, mis on meie töö väärtus, mitte keegi teine. Et see oleks minu sõnum teile selle saabuva noorsootöö nädala valguses. aitäh sulle, Maarja-Liisa, ja palju-palju edu sulle tänaseks noortega konverentsil ja jääme ootama siis palju kajastusi, pilte ja ägedaid lugusid, mis seal siis täna toimus. aitäh sulle. Meil on lausa otseülekanne debatist, mis jääb oi-oi, Youtube'i. väga kihvt, väga kihvt. jah, aitäh sulle. aga ja mina pean kahjuks jooksma, sest mul tõesti noored korraldavad parasjagu KOV valimiste-eelset debatti ja ma korraks hüppasin saalist välja kõige põnevamal hetkel, aga ma saan seda pärast järgi vaadata, nii et, aga teile ma soovin ilusat seminaripäeva ja siis loodetavasti noorsootöö nädalal räägime hästi palju noorsootööst. aitäh teile! ja aitäh sulle veel kord, Maarja-Liisa. Kohe lisan ka presentatsiooni taas. nii, paistab, et töötab. Aga jällegi väga hea meel oli kuulda, et ka Maarja-Liisa oma tervitussõnades tõi välja täpselt needsamased teemad, millele me tänavu ka noorsootöö nädalal tahaksime keskenduda. Ehk siis tänane noorsootöö nädal kannab pealkirja Seal, kus võimalused sünnivad. Ehk siis me tahamegi tuua fookust just nendele teemadele, mis jäävad võib-olla tavaliselt ühiskonnas varju. Ehk siis, mis on noorsootöö tegelik väärtus, mis lisandvunki ta annab noortele juurde, millise turvalise keskkonna, turvalise ruumi ta loob noorte jaoks. Ja just see on see suund, mida me tahaksime tänavu noorsootöö nädalaga saavutada. Aga kui minna detailsemaks, siis tänavune noorsootöö nädal toimub novembris. Traditsiooniliseks on ta juba saanud selle poolest, et 2. novembri täispikk nädal ehk siis 10–16 november see toimub. Eelkõige korraldajaks oleme meie Haridus- ja Noorteametist, kuid vägagi kutsume üles ka kõiki teisi väga aktiivselt sellest nädalast osa võtma. Aga üldiselt noorsootöö nädala eesmärgist, ehk siis eesmärk on tõsta esile just noorsootöötaja ja noortega töötavate spetsialistide tähtsust. Jällegi, et rõhutada ka ühiskonnas laiemalt, et noorsootöös loodavad võimalused kujundavad ja toetavad noorte arengut. Ehk siis see on just see faktor, mis tihtilugu noorsootöö valdkonna puhul jääb varju ja millele me tahaksime suuremat rõhku avada. Ja just noorsootöö nädal võiks tegelikult ollagi see aeg, mil me saame luua nähtavaid ja tähenduslikke seoseid. Ehk siis, nagu Maarja-Liisa ka juba mainis, et rääkida rohkem, paista välja rohkem ja luua nii kogukondlikul kui ka üleriiklikul tasandil suuremat kuvandit noorsootööst. Ehk siis noorsootöö, nagu ma juba mainisin, on tõepoolest väärtus, mis vajab märkamist ja tunnustamist. Me võtame keskmeks just noorsootöö tegijad, need inimesed, kes võimaldavad igapäevaselt noortele niivõrd palju ja kes tõesti panustavad sellesse, et meie praegused noored oleksid tulevikus edukad, avatud ja arenguvõimelised inimesed. Me soovime, et noorsootöö nädal looks ühiskonnas ja kogukondades just isikliku kokkupuute ja tekitaks äratundmisrõõmu, tunnustamist ja head sõna. Ehk siis ka kõik inimesed, kes tegelikult on moel või teisel puutunud kokku noorsootööga, paljud neist ei tunnista seda. Ehk siis tänavu aastal võiks olla see, et kus iga inimene, kes on midagi sellise võimsaga kokku puutunud, saaks ka sellest aru, et oi, ka minu kogemus tegelikult oli noorsootöös. Ja selle raames me kutsume tõesti kõiki noorte ja haridusvaldkonna partnereid ja absoluutselt kõiki noortevaldkonna töötajaid ja muidugi ka noori noorsootöö nädalat tähistama. Ning hiljem ka räägime veel täpsemalt sellest, et milliseid temaatilisi tegevusi, sündmuseid ja algatusi võiksite ka selle raames korraldada. Omalt poolt Harnos me oleme ette valmistanud mitmeid erinevaid tegevusi, mis pakuksid kõneainet nii noortele kui ka absoluutselt noorsootöötajatele. Ja kõik need tegevused on ka selleks, et seal võikski osaleda mitte ainult üksi, vaid just grupikesi, mitmekesi, et luua toredaid mälestusi. Aga lähmegi siis konkreetsemate sündmuste poole
ja esimeseks, nagu Maarja-Liisa juba tutvustas, toimub meil traditsiooniline veebisündmus David Live. Sellel aastal toimus 13. novembril algusega kell 3. Kellaaeg sai samamoodi valitud just seetõttu, et ka teil noortekeskustes noorsootöötajad oleks võimalik seda sündmust just noortega koos vaadata. Ehk siis oodatud on kõik noored, noortega töötavad spetsialistid, noorsootöötajad, huvihariduse tegijad. Ja eesmärk olekski just jagada toredaid lugusid, mõtteid noorsootöö olulisusest, parimaid praktikaid. Meie laivi juht on Daniel Viinales, kes samamoodi on tegelikult väga tugevalt seotud noorsootöö valdkonnaga ning omab ka varasemat kogemust seal. Ja üles astuvad meil väga toredad esinejad. Esiteks Maarja-Liisa, keda te just hiljuti kuulsite, Asva Viiding, Liis Velsker ja muidugi ka Karl Sten Kõrgmaa. Ehk siis tõesti kutsume teid üles korraldama ühisvaatamisi. Miks mitte? See on väga hea võimalus, kuidas suhestuda kogukonnaga, kutsuda kogukonda üles, saama rohkem aimu sellest, mis on noorsootöö ja avama ka noortekeskuste uksi. Ehk siis, kui paraku tuleb juba ette, et olete hõivatud sellel päeval või ei ole sellel hetkel võimalust veebisündmust jälgida, siis olge mureta, veebisündmust salvestatakse ning see on hiljem ka järelvaadatav Youtube'ist, et igal juhul selle samuse lingi ja kõik muud allikad me lisame ka Noorsootöö nädala kodulehele. Nii. Aga selleks, et me saaksime toda laivi kujundada veelgi enam teile meeldivamaks, siis õige pea oleme me jagamas ka konkreetset vormi, kuhu on võimalik nii noortel kui ka valdkonna spetsialistidel esitada esinejatele erinevaid küsimusi. Ja juba etteruttavalt võin öelda, et küsimuste esitajate vahel toimub ka auhinnaloos, mille raames loosime välja nii kingekaarte, meeneid ja muud säärast. Ehk siis, et selle kohta rohkem infot saada, soovitame teil hoida silma peal eelkõige David kanalitel, Noorsootöö nädala kodulehel ja nii edasi. Ja nagu juba varasemalt rõhutatud sai, siis sellel aastal soovime me veelgi rohkem näidata seda, milline on noorsootöö väärtus just noore jaoks ja selle inimese jaoks, kes on valdkonnas olnud, näinud, mis seal toimub ja milline on see pagas, mille saab inimene siis endale eluks kaasa võtta. Ehk siis selle eesmärgi täitmiseks me kutsume üles sotsiaalmeediakampaania nimega Minu võimaluste hetk. Ehk siis selle raames kutsume teid kõiki üles jagama inspireerivaid lugusid nendest kogemustest, mis te olete saanud noorsootööst ja milliseid võimalusi te olete kasutanud noorsootöö valdkonnast. Ehk siis tõesti, oodatud on absoluutselt kõik inimesed, noored, valdkonna spetsialistid, kodus lapsevanemad, õed, vennad, emad, isad, terve teie kohalik kogukond. Ja selle kampaania levitamiseks me oleme loomas ka konkreetset hashtagi, mida te saate sotsiaalmeedias levitada, ehk siis hiljem koondub see kõik üheks kenaks albumiks kokku. Ehk siis tõesti see kampaania ja selle kulgemine on täiesti teie kätes, et kuidas teie panustate, millist sisu te soovite sinna luua. Ja vormi kohta ka nii palju, et absoluutselt ühtegi kriteeriumit ei sea, kui siis ainult see, et palun levitage seda hashtagi, millega me õige pea välja hõikame, millega te saate siis sellest kampaaniast osa võtta. Ja ilmselt paljud teist on tuttavad sellega, et meil on traditsiooniks saanud digitaalne tunnustustahvel. Sellel aastal on hea meel öelda, et meil on neid suisa 2 ja tahame luua eraldi võimaluse tunnustada ka noortele. Ehk siis noored, kes on olnud noorsootöö valdkonnas, tegutsenud noorsootöös, saanud sealt toredaid vahvaid kogemusi, siis me tahame pakkuda neile just platvormi, et nad saaksid tunnustada neile olulisi inimesi ja tõsta neid esile. Ja oodatud on kõik noored vanuses 7–26. See vastav konkreetne tunnustustahvel avaneb noorsootöönädal.ee lehel ja jällegi kõikide tunnustajate vahel loosime välja auhindu. Ehk siis meil on 4 vaheauhinda, mis on konkreetselt siis 4 × 10 eurot spordipood Sportlandi kinkekaardid. Ja peaauhinnaks on vägagi trendikas elektriline tõukeratas ja muidugi ka kiiver, et meie noored ja miks mitte ka vanemad osalejad oleksid ikkagi turvaliselt liikluses.
ehk siis põnevust kui palju. ja muidugi, nagu ma juba mainisin, siis tuleb ka noorsootöötaja ja noortevaldkonna inimeste tunnustustahvel, nagu ikka. Nii nagu ka noorte puhul, siis see tahvel avaneb oktoobri teises pooles. Kutsume üles kõiki samamoodi nii noori, noortega töötavaid spetsialiste, et nemad saaksid seal siis oma inimestele tunnustust avaldada. Alati on tore, kui sulle öeldakse head sõna ning ma arvan, et üleüldiselt, eriti meie valdkonnas, me võiksime seda teha rohkem. Ehk siis see on võimalus tunnustada oma kolleegi, oma sõpra-tuttavat valdkonnas ja tuua esile nende kõige paremad küljed. Ja ilmselgelt meil on olemas ka kõikide eelmiste aastate tunnustused, visata pilgu peale ja loodetavasti ka sellel aastal saame eelmise aasta numbrid üle lüüa. Ja siin all on ka väike pilt sellest, et kuidas need tunnustused siis kuvavad meie kodulehel. Ehk siis jällegi saate juba eos minna noorsootöötajal.ee lehele ja vaadata, kuidas see täpsemalt välja nägema hakkab. Aga nii, võtan siit annaksin sõna Kadrile. sõnajärje üle. Lisaks toimub meil veel liikumisaktsioon Rütm minu sees, et mõned aastad tagasi toimus samamoodi noorsootöö nädala raames ühistantsimine. see on midagi taolist ehk et luuakse spetsiaalne liikumiskava, liikumispala, mille järgi siis kutsume või mille alusel siis kutsume kõiki kaasa tantsima ja kaasa tegema. noored, noorsootöötajad, kogukonnad, liikuge ja filmige see oma liikumine üles ja jagage seda sotsiaalmeedias. Ja liikumispala siis õpetusvideo jõuab avalikkuseni noorsootöö nädala esimesel päeval. Ja samamoodi siis kutsume korraldama selliseid avatud uste päevi või oma tegevusi tutvustavaid päevi. Ehk et algatus üks päev, üks uus võimalus, avage oma uksed kogukonnale, avage oma uksed uutele inimestele, kes pole varem käinud teie juures, kes pole olnud teadlikud, mida te teete, mida te pakute, kuidas te pakute. avage oma uksed, kutsuge endale külla nii olemasolevaid kliente, külastajaid, kes teie juures käivad, kui ka neid, kes pole teie juurde veel sattunud. Ja pange kindlasti ka oma avatud uste päev noorsootöö nädala sündmuste kalendrisse ja tooge nii esile see, mis teie kogukonnas toimub. võite teha mõne töötoa või mõne põneva tegevuse selle raames, kui te endale oma kogukonna liikmeid külla kutsute. ma usun, et põnev tegevus nii teile kui ka noortele kutsuda endale külla ja näidata, mis seal teie keskuses või mis seal teie kogukonnas siis toimub ja kuidas teie teete noorsootööd. Ja võtame siin veel kokku ka need auhinnaloosid, et auhinnaloosid on siis meil noortele suunatud tunnustustahvlile, laivi küsimuste esitajatele ja muidugi ka sündmuste kalendris sündmuste registreerijatele, nii nagu kõikidel varasematel aastatel. Ja tehke tegevusi, korraldage noortega tegevusi, kutsuge üles oma noori tegevusi korraldama. Märkige need tegevused üles noorsootöö nädala kalendril. See on võimalus, kuidas tõsta siis esile üheskoos see, mida kogukondades pakutakse, millised on need noorsootöö tegevused ja jagage kindlasti ka oma lugusid sotsiaalmeedias või ka meie emailile t5@harno.ee ja kasutage kindlasti tag'e ja hashtag'e, millest ka õige pea kuulete. aga kui tahate, et T5 teie tegevusi edasi jagaks oma sotsiaalmeedias, siis tag'ige meid ka ära, siis me saame edasi jagada. aga mida siis varasemalt on tehtud?
et kohtumisi kogukonnaga, juba on tehtud ka noorsootöötaja päeva, avatud uste päeva, et kõik see, mida ka tänavu me kutsume teid üles tegema, pole midagi uut, et ka varasemalt on taolisi tegevusi toimunud, aga tehke teie ka. On toimunud erinevaid arutelusid, turniire, konkursse, viktoriine, külastusi, konverentse. kõik see, mida teie teete, kõik see, mida teie pakute noortele, kõik see sobibki noorsootöö nädalasse, kõik see sobibki noorsootöö nädala kalendrisse ja näidake, mida te teete, kuidas te teete, mismoodi te teete noorsootöö nädalal. ja nii nagu Maarja-Liisa ütles, et pange see kõik hästi suure kella külge, nii et kõik teie kogukonnas kuuleksid, et kogu Eesti räägiks noorsootöö nädalal sellest, mis väärtus on noorsootööl ja mida noorsootöös päriselt tehakse. Aitäh sulle, Kadri. Ja samamoodi tahaksin veel korra rõhutada, et palun registreerige oma sündmused kalendris, sest tõesti auhinnakampaania on meil vinge ning eelkõige noortekeskuste puhul meil läheb loosi 4 ülivinget ja trendikat lauamängukomplekti, mis on noorte seas äärmiselt populaarsed. Ja peaauhinnaks, mille loosime välja juba noorsootöö nädala järgselt ehk siis esmaspäeval, 17. novembril on mängukonsool PlayStation 5 ehk siis on, mida oodata, on, mille nimel pingutada ja tõesti, palun registreerige oma sündmused. Küll aga tooksin ka siinkohal välja selle, et loosimises osalevad sündmused, mis toimuvad vaid enne noorsootöö nädala lõppu. Ja kui te soovite nädalavahetusel korraldada, siis kaasa arvatud ka muidugi nädala viimane päev, ehk siis pühapäev, 16. november läheb samamoodi sinna hulka. Ehk siis, kui te korraldate sündmuse, mis oma toimumisaja poolest toimub peale noorsootöö nädalat, siis seda me paraku loosimises arvesse ei võta. Aga kokkuvõtvalt siis nii palju, et mis teil tuleks meelde jätta, et juba 10–16 november noorsootöö nädal on toimumas teemaks seal, kus võimalused sünnivad ja aina rohkem infot lisandub ka noorsootöö nädala kodulehele, ehk siis tõesti hoidke silmad peal sellel. Noorsootöö nädala kodulehele ilmuvad ka traditsiooniks saanud kaanefotod, mida te saate samamoodi oma sotsiaalmeedias levitada. ehk siis tõesti õige pea siin äkki järgmise või ülejärgmise nädala jooksul me saame need sinna lisada. ehk siis tõesti hoidke silmad lahti ja teie oletegi just need, kes noorsootöö nädalat edasi kujundama hakkavad.